Kord käis Putin Venemaa linna Ivanovosse, kus elab palju lasterikkamaid emasid. Ametlikult Venemaa kõrgem valitseja, kes käis seal just paljulapseliste perede probleeme arutamas. Kuid Putiniga jälle juhtus midagi müstilist. Сенсация. Владимиру Путину сделали на этой неделе предложение. Нет, речь уже не про переговоры с Эрдоганом и не про большую политику вообще. Вы даже не поверите, а про предложение руки и сердца. Ivanovo linna lasteteatri näitlejana avalikult palus Putinit temaga abielluda. Vastuseks Putin ütles, et nüüd see tüdruk saab kuulsaks. Городом невест. Сегодня я тоже получил соответствующее предложение. Девушка станет известна теперь. Putini käsul hakkasid Kremli propagandistid kõikides meediakanalitest levitama lugu nii-öelda Putini pruudist. Kõik ajalehed kirjutasid sellest lõbusast tüdrukust. Teda näidati kõikides telekanalites. Ajakirjanikud tegid temaga intervjuu ja nii edasi. Kõik see meenutas suuresti katteoperatsiooni, et varjata Putini sümpaatiat teise artisti vastu. See noor poiss on Vene populaarne tiktoker, kelle Putin määras oma nõunikuks. Täiesti müstiline sündmus. Kuid tegelikult kõik võib olla palju lihtsam. Tõenäoliselt on õigus neil eri riikide ajakirjanikel, kes kirjutavad ja ütlevad, et Putinile poisid meeldivad rohkem kui tüdrukud. Я везде